Oleme tagasi, mul on reedest ikka veel samasugune särk seljas. Mis täna, Lauri? Mis täna? Meil on vabariigi aastapäev, kui keegi veel ei teadnud Eesti 100. Nii et me hakkame rääkima Eesti teemadel. Eesti teemadel, no. Me hakkame rääkima Eesti teemadel, hästi kitsas teema on mul valitud täna Eesti teema. Ma teen sugu ühe mängu, selle mängu nimi on siis kui sa seda inimest tunned, oled sa tubli, aga kui mitte, siis kedagi ei koti. Kui keegi peale tänast saadet hakkab tšatšima, et Marti on nii loll, siis võiks vaadata peeglisse ja mõelda, kui tark ta ise on, sest et see teema, mida me täna hakkame käsitlema, on siis kes on praegu Eesti ministrid. Neid ju vahetuvad nii kiiresti, et neid on raske. Kas sa mulle pannud sisse ka mõne nagu mingi vanema ministri, kes ei, praegu ikka praegu valitsuses olevad ministrid, kes teevad praegu ministri tööd, ainult nemad on siin sees. Okei, jah. See kõrab nagu juba eoses nii keeruliselt. Kes on see härrasmees pildil ja mis ametikohta tema praegu hoiab? Ta on ju see, meil on varem ka siin saates olnud, ta oli siin sees kui see Vene poliitikute nimed just. Tema on Jüri Ratas, peaminister äkki või? No, absoluutselt Jüri Ratas ja peaminister, tubli poiss. Kes on see kükestava välimusega daam pildil? Jaa, ma tean teda, ta oli kunagi see mingi teadluskooli minister või mingi nükene õppetöö millega sellega tegeles. Sellepärast ma tean, et ta on nagu õppetööga tegelenud kuidagi moodi kunagi on. Haridusminister, jah. No, aga mis ta nimi on? Ta kandideeris presidendiks ka. Erki Nool. Mitte veel. Ei tea siis midagi. Ei tea nime. Tegemist on siis Mailis Repsiga, kes on siis haridus- ja teadusminister. No, vaata jälle tagasi ringiga. Ma mäletan, et ma olin mingi 8. klassis võib-olla, et kui ta oli see, et kui oli... Oi jah? Okei, ta on siis mitu tiiru olnud. Mitu tiiru tentsin, jah. No, tal on terve persetäis lapsi ka nii, et ta võib-olla nagu muretseb selle teema pärast. Oi, tõesti, tal on väga-väga palju lapsi. Kes on see tõsise ja vihas oleja selle mees? Tugev, tead, mulle tundub, et ta võiks olla rahandusminister. Ta on selline, et mul on oisud käe, kas ta on rahandusminister või jah, niimoodi. Või siis ta on see, mis see sõda teeb. Kaitseminister. 2 valikut, aga ma pakun, et kaitseministri peaks vähem juukseid äkki olema. Meil tuleb kaitseminister ka varsti, nii et me saame siis võrrelda. Aga ma pakun, et rahandusminister, aga no nime küll ei tea. Nime küll ei tea. Tegemist on siis justiitsministriga Urmas Reinsalu. Et õiguslikud. Kus see ka toimub, et tal on kui kullipilk ja vihane mees, eks ole. Kes on see huvitava soenguga härrasmees? Kui mingi üks portfell tehti juurde ka mingi hetk. No nüüd on see Taioba juurde tehtud. Ühes ministeeriumis on varsti 4 ministrit meil juba. No, pakume, et äkki ta on kaitseminister siis või? Õige! Yes! Ja mis ta nimi võiks olla? Ei tea. Nimeks on tal siis Jüri Luik. Jüri Luik, nime olen jällegi kuulnud, nägu polnud varem näinud näiteks. Mina isegi ka, ma olen nime kuulnud, aga kui ma otsisin ta välja pildi, siis ma olin ka natuke üllatunud, sest ma oma peas, ma ei ole teda näinud kusagil niimoodi televisioonis kusagil esinemas ja oma peas, kui see on, et Jüri Luik on muidugi vanem meesterahvas. Muidugi, siis on sama, aga noh. Ja, kes on see vahva sell meil siin pildi peal? Tean teda. Tema on kohe Snublu laulus. See on sul väga hea vihje. Me vist ei sobi kokku nagu ja mis asi? Ta on purjetaja, olümpial käinud, medaleid toonud Eestile, vennaga koos purjetasid. Oh my god, mul ei tule ta nimi meelde. Ilgelt palju nalja saanud on tema inglise keele oskusega. Ja, ma tean, ta on mingi I have... No see on väga hea, mis sa praegu tegid. I sass. Äkki ta siis... I teas. No kui ta on väljaspool pidanud käima, äkki ta siis välisminister on ju? Arvad? Ma ei tea, ma pakuks rahandusminister talle. See on õige. See on õige, see on Toomas Tõniste ja rahandusminister. Me vist ei sobi kokku nagu Tõniste ja rahandus. Ja me oleme jõudnud viimase ministri juurde. Korralik milfen ja... No esimesed korda näen sellist inimest... Tegelikult väga sümpaatne naisterahvas ja poliitik. Mis erakonnast tubid ta on? Kurat, ma isegi ei mäleta. Ma peaasite Keskerakonnast poleks. Minu arust ei ole, kui ma vaatan, mis ta siin rinnus on, siis tal võib olla äkki mingi IRL või midagi sükest. Jaa, noh. Aga kui sa ütleb mulle ta nime ja mis ametit ta võiks pidada, mis meil vaba on? No siseminister, välisminister, sotsiaalminister. Ta tundub, et ta võiks olla päevalt sotsiaalminister. Et naine hoolib ja... Jaa.
naine hoolib on ju. no meil on ju nüüd kõik hästi, meil on naispresident ka, kes väga hoolib. Jaa. aga nime sa ei tea ja sa pakud, et ta on siis sotsiaalminister. ta on sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. aga sa tahtsid teada, mis erakonnast ta on. ta on Isamaa Res Publica Liit, nii et ma pakkusin õigesti. Need olid siis meie 6 ministrit, popid ja vägevad. Kes on sinu arust, Marti, Eesti kõige legendaarsem minister, kes on kunagi pukis olnud? Siim Kallas, lükka popid taskusse, lükka popid taskusse nagu Siim Kallas. nagu Siim Kallas. minul ütleks isegi vist Ansip, et 10 aastat peaminister. Ansip ka kusjuures, mulle kusjuures ka sümpatiseerib väga Ansip, sest Ansip on Tartust pärit ja isegi mäletan neid aegu, kui lubati, et me saame 10 Euroopa rikkama, ei 5 Euroopa rikkama hulka. Jep, legaliseerime kanepi ja siis me seal olemegi. Vot nii, Marti, selline oli siis meie ministrite saade vabariigi taasiseseisvumise puhul. Teie palun tähistage siis vabariigi aastapäeva väärikalt, sööge kilo võileiba, võtke, kui te olete 18-aastane pits Eestist ostetud viina ja tõmmake lipp vardasse ja nautige seda Eesti Vabariigi päeva. Ja loomulikult, kui sa juba varem pole seda punast nupukest seal puudutanud, siis täna on see päev, mil sa, mil sa vahetad selle punase nupukese halliks ja pane kella ka. Just, kommenteeri, kui sa arvad, et siiamaani, et ma olen loll. Aga ikkagi, me teame ju. Et Marti tegelikult ei ole loll, vaid see on tema karakter ja ta mängib lolli. Okei, läks pikalt. Aitäh teile, tšau! Ei olnud midagi nii lootusetuse sees. Ei olnud üldse väga hea oli. What the fuck? Kuidas ma nii palju tean?